Tere tulemast Ateenasse, oleme jõudnud Monastiraki väljakule. Taustal on Akropol, vana mošee, vana kirik, üks jumalasulane ja üks Eesti sulane siinsamas kohe. Monastiraki väljak on see üsna keskne koht. Me oleme siin pooleteise päevaga mingi 10 korda juba läbi käinud ja kogu liiklus tundub ka, just alakäiti liiklus tundub, et käib siit kohast läbi. Väga põnev on, palju saab shopata, palju saab vaadata ja igal juhul tasub tulla Monastiraki väljak, Ateena, Kreeka. Jõudsime nüüd Kreeka jogurtit sööma. Mina võtsin tavalise Kreeka jogurti ainult meega, Kreeka jogurti ainult meega ja Liina võttis siis lisaks veel pähklitega ja cappuccino Fredo ka. Kreeka pähklid. Koha nimi on Stani. Aastast 1931. Kui seda sööma hakata siin, siis tekib tunne, nagu tahaks süüa kohupiima meega. Siis nagu tekib selline nagu refleks, et see tuleb väga magus. Aga tegelikult see on Kreeka jogurt ja Kreeka jogurt on kapukas ja siis mesi sinna juurde. See on huvitav kombinatsioon, et on korraga nii happu kui magus. Et see ei ole üldse miski, mida aju on oodanud ja siis tekib selline korralik üllatus. Aga see töötab hästi. Väga hea on. Tere tulemast Ateenasse, Anafiotika linnaosasse või mingi väike asum siin kunagi saareelanike poolt ehitatud siia ebaseaduslikult paarsada aastat tagasi. Aga nüüd on ilmselt üks ilusamaid kohti siin Ateenas, mida külastada. Väga palju rahvast ei ole, aga siin on vaja kõvasti ülesmäge ronida. Treppiastmed on väga ebatasased, aga ülimalt ilus, valged majad. Tõesti nagu väike saare tunne on siin. Ja siit peaks tulema ka väga ilusad vaated. Nii et tulge aga. Korralik Kreeka tavern on ka nüüd ära proovitud, Klimataria. Eile õhtul tahtsime minna, oli pikad järjekorrad, ei saanud küll lõpuks sisse. Pidime leppima Jyrosega ka õhtusöögiks, aga nüüd lõunasöögi ajal oli üsna rahulik. Jõudsime kuskil 12:30 paika umbes, et kohalikud veel ei tule nii vara sööma. Et siis, kui siin poole 2 paiku juba lõpetasime, siis hakkas juba rahvast olema ka peale. Söögid olid väga head, hinnad olid väga mõistlikud, et me võtsime musakat ja kanašašlõkki, suvlakid ja samuti Kreeka salatit, et kõik kokku jookide asjadega läks 32 eurot umbes ja tõesti ülihead toidud. Et söögi poole pealt on nagu väga mõnus koht, hinnad on väga head, et kui minna sinna ajal, kus ei ole väga palju inimesi, et ei pea järjekorras seisma, et siis on igati mõnus koht. Selliseid maitseid võib-olla kanašašlõkk on siuke, et seda saab ka Türgis ja kuskil mujal. Et väga hästi tehtud, aga lihtsalt midagi väga erilist ei ole. Maitse poole pealt, aga see musaka oli vähemalt siukeste maitseajatega, mida mina ei ole veel tundnud. Natukene nagu meenutab lasagnet, aga ilmselt ei ole nagu päris see, et seal on mingid baklažaanid vahel ja kõike muud, et väga hea. Väikene pro-tipp, kui liikuda siin Vahemere piirkonnas, kaasartud Kreekas, et kogu aeg räägitakse sellest, kuidas kohalikud käivad lõunad söömas, ma ei tea, mingi 1-2 paiku või nii ja õhtusöök on üldse seal mingi 8-9 paiku, et siis see on see õige aeg, kus minna, aga see on täpselt ka see aeg, kus kõik lähevad, ehk siis siin tasub olla põhjamaalane, lõunasöök kell 12, õhtusöök kuskil seal
no enne 7 võib-olla isegilt, et siis sul on reaalselt võimalik minna sööma nii, et sa ei pea järjekorras passima mingi tund aega. Kreeklaste häda on see, et nad on saanud aru, et lollid turistid on valmis väga palju raha maksma kõigi igasuguste kivide ja asjade vaatamise eest. Nii et nad võtavad siin ka ikka kõige eest päris korralikult. Siin kunagi oli mingi kombineeritud pilet, ehk siis sai mitmes kohta minna ühe piletiga. Nüüd on iga pilet eraldi mingi 20-30 eurot. Ehk siis me ei hakka praegu ostma neid iga kivikese nägemiseks. Nii et vaatame siin pargis nii palju aia vahel, kui tasuta näeb. Muidu siin taustal taga on näha Hephaistose tempel, mis siis on üks paremini säilinud ehitisi, et üldse siin ümbruskonnas. Ja võiks olla päris põnev nägemine, aga selle eest maksta 20 eurot, et minna sinna natuke vähemale. Pigem käime siin ümberringi natukene ja kulutame 20 eurot Iroste peale. Meid ootab ees üks Ateena suurimaid väljakutseid. Läheme ronime Filopapose mäe otsa, et näha Akropoli, kuhu me läheme homme. Pidi olema üsnagi tehtav ja ootuskäik. Nii et loodame, et midagi hullu ei juhtu. Me oleme siin küll natukene raskendatud seisus ja päris palav on ka, 34 kraadi, võib-olla 35, paar päikse käes on see isegi veel jõhkram. Aga muidu niisugune mõnus, kuiv, soojus, nii et hullu väga pole midagi. Ettevalt kaasa võtta. Tere hommikust Ateenast! Tänane siht on Akropol. Kohe vara hommikul, nii et päike ka veel ei paista ja meie liigume Ateena kõige suurejoonelisema vaatamisväärsuse juurde. Kell 8 avatakse, 8 üritame sisse saada, loodame rahvamasse ennetada. Täiesti vältida ilmselt ei õnnestu. Vaatame siis, mida pakub meile Ateena kuulsaim vaatamisväärsus ja väga oluline pühapaik. Me ei ole mitte mingit giidituuri ega midagi võtnud, aga me plaanime kuulata Rick Stevesi audiotuuri, mis on tasuta, selle endale lihtsalt äpp alla laadida ja loodame, et sellega saab kogu info kätte. Natuke oleme varasemalt juba infot lugenud ja loodame, et sellest piisab. Seal vist väga palju midagi näha, teha ei ole selles mõttes, et säilinud on üsna vähe, palju peab olema kujutlusvõimet, aga lahe on ikka ära käia. Sõime nii kaua, et isegi päike tuli välja. Aga väga head spanakopitad olid. Saime veel kingituseks ühe simiti. Ma ei tea, mis siin kohalik nimetus on, aga trüüsin see simit. Väga hea oli see ka. Kohv oli väga hea. Ütleme, kõik oli väga hea. Ja kõik kokku oli 8,60. Päris hea diil, ütleks, hommikusöögi kohta. Nüüd siis Akropoli poole. Kell sai 8, ehk siis rahvas läheb sisse, aga see järjekord, mis siin ees on, et ma ei tea, võib-olla siin osata arvasid, et see pileti järjekord osata või piletid olemas, ma ei tea, aga see, kui kella 8 ja 9 vahel müüdi nii palju pileteid, nagu siin on inimesi. Ma ei tea, kas see koht on seda, et see on lihtsalt haige, see on hullumaja. Eestis käib terve aasta peale nii palju turiste, kui siin on praegu kell 8 hommikul lihtsalt põhiliselt sissepääsu järjekorras. Isegi mitte pileti järjekorras, sissepääsu järjekorras. Väga haige. Õnneks Liina jäi järjekorda, muidu ma ei tea.
saime järjekordadest läbi ja nüüd liigume Akropooli. Saime mingid rahvamassid ka maha, osad jäid sinna teatrisse ja suuremad grupid. Ma ei tea, kas vaadete pärast või peaks mingi loomulik järjekord sealt olema, aga meie teeme number 1 asja kohe ära. Suurtest väravatest sisse, siseneme ilmalikust maailmast spirituaalsesse maailma. Tere tulemast Akropoli. Või noh, me veel ei ole kohal, me oleme veel ilmalikus maailmas, aga kohe lähme läbi templi väravate ja sellega siseneme pühasse Akropoli. Ma loodan, et ma ei pea mingit lammast hakkama veristama siin. Oleme Akropolis ja siin ümberringi on näha mitmeid pühasid monumente. Otsa selja taga on Parthenon, ehk siis üks kõige kuulsamaid monumente Kreekas ja maailmas ilmselt ka. Kunagi oli siis siin Ateena riigi varahoidla, ehk siis treasury, ja seal keskel oli ka suur kullast ja elevandiluust Ateena kuju. Ilmselgelt mõlemat enam ei ole. Ja püha tempel. Siit tagant on näha, et natuke on juba üritatud taastada ka, aga aastad on üsna hästi räsinud teda. Mis siin veel võime rääkida, mida me ei näe praegu, mida ilmselt ei hakka ka nägema. Kunagi oli siin suur Ateena kuju keset väljakut, 9 meetri kõrgune, pronksist tehtud ja pidi kogu linnale nähtav olema, et oleks aru saada, et Ateena kaitseb seda linna. Kusjuures huvitav on see, et Nashville, Tennessee's on sellest Parthenonist põhimõtteliselt elutruu koopia, et ei ole ilmselgelt marmorist tehtud, seal on betoonist, aga põhimõtteliselt, kui sa tahad näha Parthenoni nii, nagu ta peaks välja nägema umbes, või nägi omal ajal välja, siis tuleks minna USA-sse hoopis. Et siin ei ole väga palju enam järgi. Aga vägev on vaadata ikka, võib-olla kui ehitustöid ei oleks lahedam, aga eks ikka tuleb üritada kultuuri taastada. Selle taga on Erekteion, ehk siis sambad, mis näevad välja nagu naised. Siit on üks naine läinud juba brittide kätte. Ma ei mäleta, kas võis olla, et need olid ka tegelikult juba koopiad ja originaalid on ära viidud muuseumisse. Kõik, mis me näeme, on fake. Umbes nagu see, et selja taga seal Parthenonis päris palju on näha selliseid valgeid laike, ehk siis need on juba uuendatud osad sambast. Ma ei tea, kui kaugele üritatakse minna siin selle taastamisega. Kas ilmselt päris seda Parthenoni uuesti üles ehitata, aga mingid parandustöid siin tehakse. Tellingud on siin vist päris kaua olnud, sest ma olen näinud mingi vanu videosid, kus täpselt sama koha peal olid tellingud. Mitte midagi nagu ei ole tundunud edasi liikuvat. Nagu Liina hästi ütles, siis ega ei tohi asju liiga kiirelt teha, et muidu töö kaob ära. Kreeklased on sellest väga hästi aru saanud, et töö peab alati olema. Akropolis on nüüd käidud, Parthenon on nähtud, kuurijad nähtud, mis siin kõik veel on. Päris sükene mõnus vaatamisväärsus. Ja hästi palju rahvast on muidugi, et juba kell 8 tegelikult oli enam-vähem, aga praegu nüüd 10 paiku on ikka päris hullu maja, juba niisugusi alla saamine võttis kõvasti aega. Et tuleb arvestada sellega, et siin on palju inimesi, aga iseenesest vist ikkagi on seda raha väärt pigem. Lihtsalt, et oled käinud ära ja näinud ära. Et nii väga palju teha ei ole, aga teha mingi väikene audiotuur. Näiteks me tegime Rick Stevesiga, et natukene üle kuulata veel, mis siin tehtud on kunagi, mis siin on olnud.
enne seda võib-olla vaadata mingeid siukseid 3D renderdusi ka, et saad aru, mis tegelikult oleks pidanud olema. Ja siis saab palju parema pildi ette. Et 2 tundi ma arvutan täiesti piisav, natukene ümberringi käia, vaadata, istuda natukene, kuulata midagi. Ja ega praegu kell 10 juba nii valav, et väga kuskil ei tahakski olla rohkem, et tulge, aga ärge liiga kaua olge. Külma vett saab, WC-sid siin ei paista olevat niimoodi ligipääsetavalt, ehk siis tasub enne ära käia. Jõudsime metsa ja Olümpiani söögikohta. See on jälle üks sükene mõnus kohalike koht. Üks turiste käib ka muidugi siin, aga head hinnad on ja näeb autentne välja vähemalt siin salati põhjal. Loodetavasti siis maitsed on ka head, hinnad on kindlad ja kohalikud siin istuvad, nii et igatahes soovitame tulla see metsakanti. Väga ilus arhitektuur on. Üks kirjeldas, et see on kui Ateena Montmartre. Võib öelda, et väga head söögid on ka, mitte ainult hinna mõttes, aga ka kvaliteedi mõttes. Vist kõige paremad kui eilsed. Jõudsime nüüd kohta, kus peeti esimese kaasaegsed olümpiamängud. Inglise keeles on see Panathenaic Stadium, ehk siis üleateenaline staadion. Peaks olema umbes selkes, vähemalt ma eeldan. Aga 1896 peeti esimesed kaasaegsed olümpiamängud siin, mitte 2004, 2004 oli hiljem. Hästi lahe staadion tundub olevat. Siin saaks käia tavaliselt ka jooksmas ja ringe tegemas ja võistleda nagu 19. sajandi sportlane. Aga kahjuks siin on mingi teatrietendus ja selleks on pandud see staadioni osa kinni, et sa saad minna kuskil tribüünide peale nii, aga see on suht mõttetu maksta 10 euri selle eest. Muidu nagu oleks üsna põnev olnud käia, aga see on mingi lühike aeg, nii et kes saab tulla siia, siis see võib olla lahe asi, mida katsetada. Siin väga midagi teha ei ole, nagu muuseumi pood on selline umbes. Mul on väga suur austus nende inimeste vastu, kes tulevad Ateenasse juulis ja augustis, sest me oleme siin septembri alguse poole, on 32 kraadi. Ja ikka on raske, ütleme. Isegi mul on ikka vahepeal päris palav, et tahaks kuskil varju minna ja väga palju vett tarbima. Aga kui ma ei tea, mis seal juulis võib olla vabalt mingi 40 kraadi ka või. Mina soovitan tulla pigem isegi septembri teine pool. Võib-olla ise tulnud ka, aga meile mängid ajagraafik välja. Kuidas sa saad aru, et sa oled jõudnud Kreekasse? Kuuled ära seda juba. Ehk siis tsikaadid, et see on ikka tõesti sükene praegusel hetkel kõrvu lukustav. Väga paljud on. Ütle veel, et Ateenas pole peidetud pärle, kuigi ma ei tea, kui peidetud need hooned on, aga igatahes, kui liikuda Ateena vanalinnast Kolonaki poole, siis leiab 3 põnevat hoonet. Siin on üks ülikool, akadeemia, kõrval on kunstimuuseum ja sellest veel edasi on raamatukogu. Mis on põnev on see, et need on väga ilusa arhitektuuriga. Siin on detailsed skulptuurid, siin on ilusad freskod, seinamaalingud ja lihtsalt ilus arhitektuur. Ja siin ei ole väga palju rahvast, mis on väga oluline, sest Ateenas võib populaartes kohtades olla väga palju inimesi. Nii et kui tahta ilusaid pilte endast Ateenas, tasub tulla siia.
tervitused Naxose saarelt. Oleme siin umbes 5-tunnise praamisõidu kaugusel Ateenast, imeilusal Naxose saarel ja Hora linnas ehk siis kohalikus pealinnas. Siin on ülikaunid majad, niisugused valged, mõned üksikud sattuvad kalba kohta, aga tegelikult enamus siin on väga hästi korda tehtud. Mõnus idülliline, ma ei tahaks öelda küla, aga tõesti ikkagi on linn. Et kui tahate minna Mykonosele või Santorinile, siis võib-olla tasub pigem mõelda hoopis Naxose peale. Siin on hinnad paremad, ma arvan. Pole käinud küll Mykonosel, Santorinil. Hirmu juttu olen kuulnud, aga siin on täitsa üksed enam-vähem hinnad. Toidud väga head, inimesed väga sõbralikud, arhitektuur suurepärane, rannad väga kenad ja natukene lähemal ka võrreldes Santoriniga, kui näiteks tulla laevaga. Ehk igal juhul tasub tulla Naxosele ja lähme vaatame veel järgnevate päevade jooksul saare peal ringi, linna peal ringi ja käime rannas ka muidugi. Siin praegu oleme Veneetsia kindluse radadel, ehk siis siin kunagi on olnud suur kindlus, nüüd on elumajad. Paljud on need siis seinad uuesti kasutusele võtnud oma majaseintena, samamoodi näiteks vanalinnas ka. Väga ilus vanalinn on siin. Et mõned üksikud kohad on natukene lagunenud, aga enamus on kõik väga ilusti korda tehtud. Inimesed elavad siin tõenäoliselt, majutuskohti kindlasti väga palju. Hästi ilusad rahulikud tänavad on, palju üles-alla kõndimist ilmselgelt. Aga rahvast ei ole väga palju praegu, kuid kindlasti võiks olla, sest väga ilus on siin. Ma arvan, et kui ma ei ole küll käinud Santorinile ja Mykonosele, aga ma arvan, et siin on kindlasti parem, sest inimesi on vähem. Sa saad reaalselt nautida, sa saad teha siin pilte, vaadata, kassidega mängida, lihtsalt elada oma rahulikku turistielu ilma pidudeta. Mul venn oli tunne, et Naxos on väga lahe saar ja nüüd, kui siin vanalinnas ringi käia, ma saan aru, et see tõesti on nii, et siin saab reaalselt natukene nagu aega maha võtta ja nautida seda ilu, mitte käia nagu turistikolonnides igal pool nagu, ma ei tea, Dubrovnikus näiteks, kus iganes veel käia. Et ma eeldan, et ka Santorini ja Mykonos ei ole väga palju panevad selles mõnes. Palju on muidugi erinevaid selliseid meenepoode, giftshoppe, aga see on loomulik osa. Kreekas on väga tugev osa majandusest on turismil ja seda tunda, aga sellest hästi ilusad asjad on, sellest Hiina jama mulle tundub pigem vähe. Kui tundub, et midagi on, siis pigem ikkagi vähemalt kohaliku tunnetusega, ma ei tea, kas on üks kohalik või mitte, aga paljud asjad ikkagi peaks olema. Kunagi oli Kreetal Knossos palee, mis oli niisugune labürint, ilmselt eksis ära. Siis mulle tundub, et ega need Kreeka saarte ja linnad väga palju ei erine sellest üldse, et ega siin Naxose Horas ka täpselt samamoodi. Ega kui kaardi pealt ja vaata, kuhu lähed, siis sa jõuad ikka ühel hetkel välja, aga vahepeal on mingid tupikuid ja üles-alla palju liikumist ja niisugune täitsa labyrinti tunne, et vaata, kus kaudu sa saad liikuda, kus ei saa. Ei ole päris fees võib-olla, feesis oli ikka päris jõhker, aga ka siin ikkagi on võimalik ära eksida natukene. Järgmine peatus on Apolloni tempel, mis on meie selja taga. Sinna viib üks väikene kitsas maaribake, aga praegu on väga tormine ja väga palju lainetab, nii et siin viskab vahepeal laineid üles. Saab märjaks. Tuleb mütsis kinni hoida, muidu lendab minema.
ja väikene pärastlõunane jooks. Tavaliselt tehes hommikuti, aga seekord pole väga aega olnud. Mingi lollakas jookseb siin Naksode saarel. Mingi, ma ei tea, 28 kraadi äkki või? Kuskil maantee peal. Eestlased. Väike saar küll, aga väga künklik. Ja uskumatu pala ikka. Ma olen tugev iseseisev mees, kes mõtleb oma peaga nagu kõik need ümberringi. Tere hommikust! On kolmas päev Naksosel. Me läheme autot rentima. Simo on kõik eeltöö ära teinud. Nüüd on lihtsalt vaja minna kohale ja siis lähme saare peale avastama mägesid. See autorent ei ole siin lihtsalt käinud, või no ma ei ole veel kätte saanudki midagi, aga käisin mitu erinevat kohta siin läbi. Üheks päevaks on arusaadavalt kallis. Siin eile, kui ma küsisin, kõige odavam oli 45 sularahas. Kõige kallim on praegu 55, lähemegi praegu kallima poole, aga see on Fiat 500. Ehk siis tundub siuke veits lahedam. Pole kunagi sõitnud sellega. Vaatan, kuidas läheb. Proovin äkki saab alla rääkida ka, et 50 sulas, aga ma ei tea, kas see läheb nii. Saime nüüd rendiauto kätte. Fiat 500. Fiat 500. Esimene peatus on Halki küla. Oli nii või? Yeah. Mägi küla. Loodame, et saame süüa seal. Jõudsime nüüd külasse ja hakkame sööma. Minule hiigelsuur šokolaadikrossant. Simole mitte nii suur, aga küllaltki suur spanakopita. Ma ei tea, mitmesti sul on juba. Ma olen võtnud vist iga hommik spanakopitat tõenäoliselt. Ma ei mäleta hommikut, kus ma ei oleks seda võtnud. Ja ma olen võtnud iga päev ühe jüürose. Ehk siis mul oli 5 päevaga 6, nad on 6 päeva, nii et täna tuleb 7 jüüros. Ja mingid šašlõki vardasju ka veel, nii et ma olen leidnud selle, mis mulle meeldib ja ma jään selle juurde. Ei, ma ikka proovin uusi asju ka, aga vähemalt üks kord päevast tuleb üks jüüros ka ära süüa ja üks spanakopita. Ja cappuccinot pakutakse siin kaneeliga. 2 aiakest ja 1 kohv, kokku 7,50. Halki on hästi lahe väike külakene, aga üks asi, mida kindlasti peab siin tegema veel, on minema külast väljapoole ja kõndima siin mööda siukseid tekseid, mida ikkagi, nad on külavaheteed, aga siin see tee viib järgmisesse väiksesse külasse või nagu, see küla selle kohta on võib-olla palju öelda juba, aga hästi mõnus sükene rustikaanne tunne, inimesi liiga palju ei ole
temperatuur on mõnus, saab varjus vahepeal olla ja hästi lahedad siuksed väiksed mägikülakesed. Jõudsime pilotigrilla. Nüüd on lõunasöögi aeg. Täna võtsime salati ilma fetajuustuta, sellepärast et nädal aega Kreekas hakkab juba tunda andma. Figuurile või rahapotile? Mõlemad. See naksuse juust peal. Hea. Raseda naise kõige suurem vihavaenlane, trepid. Me jõudsime nüüd Aperinthose külasse, mis on vähemalt sama ilus kui eelnevad külad ja linnad, mida me oleme siin külastanud. See tundub, et on veel rahulikum, see on kõige kaugem Naxose pealinnast, aga väga ilus mõnus atmosfäär on. Seega mõned videokaadrid siit lennates tehtud. Siin pool on juba okei lennata, ei ole mingeid õhupiiranguid. Ehk siin peab kõvasti võhma olema, et jaksata üles-alla liikuda siin. Aga nüüd vaatad on see väärt, siin on väga palju fotovõimalusi ja kuna väga palju inimesi ei ole, siis väga lühikese ootamisega saab teha põhiliselt kõik fotod ära, mis sa tahad. Ei pea minema Santorinile. Mägedes oleme siin nüüd päris palju sõitnud. Ei ole midagi väga hullu tegelikult, täitsa okei on. Vahemaad on lühikesed ja teed on head ja liiklust on üsna vähe. Võib-olla ei ole nagu väga häid kohti olnud, kus loojangut nautida, ütleme nagu kuidagi nagu neid vaateplatvorme hästi on vähe, et me mingi paar üksikut on. Eks me nüüd ühte läheme, loodame, et seal saab aega veeta Rotonda terrassi juures siis. Ja jah, vaatame, kuidas läheb. Drooni akud mul on vaikselt kummi läinud juba, nii et sellega läheb keeruliseks. Aga muidu on üldiselt lahe. Väike Fiat 500 saab ilusti hakkama nende teede peal.
tulime loojangut nautima, aga nagu näha, siis ega loojangut siin väga ei ole. Oleks ükskõik kumb eelmiste päevade loojangutest praegu, siis me näeks täitsa midagi, aga nüüd me ei näe mitte midagi. No mingi paar värvi laiku seal on, aga see on suht kõik. Aga meil on tore ikka ja saame minna nüüd õhtus sööma filoti peale ja võib-olla midagi jõuab veel teha, aga kahjuks loojangut ei näinud. Kalimera! Viimane päev Naksosel on nüüd kahjuks alanud. Või noh, kahjuks, et viimane päev on. Muidu Naksosel on väga äge olnud. Täna nüüd teeme väikse hommikusöögi ja käime veel linna peal, käime rannas ja lihtsalt naudime seda elu ja melu, mis siin on. Mägedes oli väga äge. Kahju, et seda ka nii vähe oli. Kõik on liiga vähe olnud. Ega rannas samamoodi me ei saa liiga palju olla, sest väga tuuline on. Hommikusöök ja kohv taas Sitaaris otse siin keskväljakul. Päris head söögid on, värsked, soojad. Nii et naudime. Mina võtsin kohaliku justu piruka ja Liina võttis šokolaadi krossanti või saiaka, sest ta ei ole krossanti kujuga. Jah. Väga hea. Milline väsitav päev on olnud. Me oleme terve päev läbi passinud rannas, söönud ja maganud, sest söök oli liiga toitev, oli liiga palju. Õige Kreeka elu, õige puhkus. Aga see söömine võttis ikka läbi küll, mingi suure portsjonid. Toidukooma. Toidukooma, aga seda ei ole väga palju. Eks lõpuks on ka, et kuna me ei ole nii saare veel liiga palju kõndinud, aga 15 000 sammu kuskil päevas. Aga kuidagi su intensiivsus on madal, et siis nagu võttis ikka korralikult läbi. Väga head söögid olid. Võib-olla muidugi ei maksa igasuguseid ekstreemsusi proovida, et ma võtsin mingit lamba sisikonda või magu või mis ma seal võtsin, peast mäletagi enam. Et hästi tehtud, aga ma eelistaksin klassikalist jürost või siis sulakit või midagi sellist, et mõningad asjad on parem jätta proovimata, aga kuna ma proovisin, siis oli väga hea. Teist korda ma võtaks seda. Siin väiksemad saarte peal nagu Naksos tasub arvestada sellega, et päris mitmed poed ja söögikohad veel mitte, aga ennekõike poed pannakse siin pärastlõunaks kinni mõneks tunniks. Kuskil mingi 2-3 paiku umbes. Sõltub kohast ja umbes 6:30-7 niimoodi. Et siin tehakse ja siis selle võrra nagu õhtul hiljem avatud ka, et see mingi 11:30-12 vabalt. Et siin nagu elu käib ka õhtupoole. Tere tulemast Korintose kanali äärde. See eraldab siis Kreeka maismaa osa ja Peloponnesose poolsaart või nüüdseks saart siis juba valmis sellist 19. sajandil prantslaste poolt. Väga suured laevased enam läbi ei mahu, nii et see väga tihedat kasutust ei leia. Aga sellega poolest on väga lahe koht, mida külastada. Täpselt jääb siin tee peale ka. Aga muidu huvitav on see, et tegelikult aasta tuhandeid taheti siia otseteed teha.
kunagi keiser Nero ajal tehti algust, aga väga kaugele ei jõutud. Ja jah, siis nagu võtsin prantslased 19. sajandil ehitasid selle valmis. Natuke aega sai kasutada ja nüüd ta siis, ma ei tea, siin üks laev taga praegu liikus, aga jah, väga suured laevad läbi ei mahu. Aga väga äge on. Kes kunagi on sirvinud ajalõpikuid, siis ma arvan, et selline pilt võib olla täitsa sealt vastu vaadanud. See on siis kurikuulus või kuulus Poseidon, kes viskab oma kolmharki pole, aga skulptuur ise on Korintoses. Õige tegelikult see on koopia, et õige skulptuur on juba ammu viidud muuseumisse, aga selline ilus koopia on siin olemas ja mitte midagi selle vaatamisest maksma ei pea. Saime autoga kohe parkida samasse kuju juurde, nii et jumala mõnus. Kui Korintuse poolt korra läbi liikuda, siis tasub ikka ära vaadata. Tere hommikust Kreeka Vabariigi esimesest pealinnast Nafpliost. Oleme Peloponnese poolsaarel ja avastame nüüd iidset Kreekat. Väga hästi paikneb täpselt niimoodi, et kui tahta saart avastada, siis on Nafplio oma peakorterist ja näeb siin kõike. Üliilus on. Siin on mitu kindlust. Siin on mere peal üks, siis on samas ja siis taga on üks suur ja mul on sükene veeäärne jooksutee. Jõudsime nüüd Nafplio kandis ka randa. Kuigi lootsime, et väga tuult ei ole, siis veits on, aga õnneks ei midagi hullu. Vesi on väga ilus. Siin on kalu, mis on hästi lahe. Ma saan käia nad vaatamas, sorgeldamas. Rannaliiv ei ole võib-olla nii ilus, aga rand on suht suur ja palju vaba ruumi. Aga jah, autoga mingi 10 minutit linnast. Ei midagi hullu. Aga väga ilus on, väga soe. Ilma päiksevarjuta võib-olla väga ei tahaks siin päikse käes iga kaua olla. Nafplios on suht rahulik praegu, kell 5. Vanalinnas vähemalt on väga rahulik. Et no ilmselt nagu mujalgi läheb elu käima siin talle suhtu poolega. See on ikka üllatav, et siin 5 paikud põhimõtteliselt nagu täiesti välja surnud oleks. Mõned üksikud turistid ainult. Ja hästi palju tundub olevat siin kandis ameeriklasi. No ma tahan igal poolest ülekaalusega fun intended, I guess. Aga et siin kuidagi nagu paistab hästi silma. Samamoodi näiteks Naxosel oli tunda, et on hästi palju sakslasi. Teenas on kõike ja kõiki. Aga üldiselt praegu nii väga palju rahvast ei ole. Täna on olnud ühest küljest väga põnev päev, teisest küljest rahulik päev. Hommikujooks, väikene linna peal käimine siin Nafplios. Väga ilus linn. Tunda on, et ikkagi kunagi on niisugune nagu suurem linn olnud, et kunagi olid nii-öelda linna väiksemad, aga tolle aja kontekstis siin 19. sajand, mil see ehitati, on see ikkagi vägagi kaasaegne. Suured laiad tänavad, mitmekordsed majad, see on natuke läänelik kultuur arhitektuuri mõttes ja eristub võrreldes näiteks saartega või Ateenaga. Et seda on väga lahe näha ja vaadata. Meie käisime täna rannas, läksime natukene Nafpliost välja ja väga mõnus rahulik rand, liiga palju rahvast ei olnud. Ja minu isiklik lemmik ja väga suur üllatus on see, et ülisuur merikilpkond
kelle ma suutsin kuidagi oma snorgeldamistega leida ja väga seda ranna lähedal. Ja teda ma siis tükk aega seal jälitasin ja ahistasin. Ei hakanud kuskil nagu katsuma midagi, aga lihtsalt nagu ujusin temaga kaasesse tükk aega. See oli selle reisi ilmselt üks highlight. Nüüd siis liigume mere poole tagasi või ütleme siin promenaadile ja vaatame mingit söögikohti. Tulime siia mere äärde sööma, mõtlesin, et võtame kala, võtsime turska, aga tuli välja, et see on niisugune fish and chips hoopis. Aga portsjonid on ülisuured ja 13 € maksab, nii et ma arvan, et kui maitse on ka hea, siis see on ka hea diil. Ma küll lootsin nagu värsket kala süüa, aga ma arvan, et see on ka hea. Mere ääres tuleb kala süüa. Kalimera. Teine hommik Nafplios ja viimane hommik Nafplios. Täna sõidame Monemvaasiasse, aga kus me peatume? Plaan on peatuda Spartas. Simo on oodanud terve reis seda. Ja seal ei ole väga midagi teha, et seal on mingi vana Akropol, kus ei ole mitte väga järgi ja Leonidase kuju. Aga muidu jah, see Spartas pole midagi väga järgi enam peale nime. Aga tahan ikka läbi käia, nagu nii jääb tee peale. Kuigi Kreeka on kristlik maa, siis võib siin näha ka palju mošeesid, mis küll enam ei tööta, mitte mošeed enam. Üle 400 aasta oli Kreeka Osmani impeeriumi ikke all siis, umbes nagu meie olime siin Venemaal, et samasugused tunded umbes. Ja kõik mošeed, mis siin on jäänud, need on kas siis, ma ei tea, muudetud kirikuteks või siin näiteks Nafplios, mis oli Kreeka Vabariigi esimene pealinn 3 aastat. Et oli ka esimene parlamendi hoone, endine mošee. Ja eks siin veel nipet-näpet on. Soovi just arhitektuuriga kokku, aga neid ei kasutata ära mošeedena. Kuigi päris paljudesse kohtadesse sisse ka ei saa ikka. Näiteks siin ühes tehti mingid renoveerimistöid, ega mujal kuskil pole, et ma ei tea, tulge sisse, vaadake, mis iganes. Et nagu kõik, mis on nagu seotud islamiga, on hästi maha kraabitud. Sisse ei saa midagi teha ja näha ei saa, aga lihtsalt majad ise eksisteerivad, sellega pole midagi tehtud. Korraks tulime siia Kinnuse juurde ka, aga sisseväes on endiselt 20 € ja ega siit kuskilt nagu lähemale ei saa ka, et kohe täpselt värava juures on piletikontroll. Nii et parim, mida saab näha, on siit parklast vaated uuemale linnaosale, mis ei ole nii ilusad. Ehk siis võib sõita korra autoga siia ja hullu ei tee, aga kui 20 € maksta ei taha, siis on ka muid kohti, kus ilusad vaated nautida. Liigume nüüd Nafpliost Monemvaasia poole läbi Sparta ja siin on väga ilusad, väga käänulised mängiteed. Igal autofännile ja võib-olla mitte autofännile ka on väga põnev liikumine siin. Et sõidame siin üle mägede, mitte läbi. Ja vaated, ma ei tea, ma võiks iga nurga peal kuskil praegu seisma jätta, pilti teha, imetleda, drooni lendu panna, mis iganes. Ma olen väga paljudes kohtades reisinud, mis on väga hästi ilusad, aga nagu see on kindlasti üks ülevalpool olevatest. Väga äge. Ja me ei ole vist isegi veel kõige mingimatesse kohtadesse jõudnud, ma kahtlustan.
see siin on Sparta. Ehk siis oleme jõudnud Spartasse oma rännakutega. Jube palav on siin, mingi 35 kraadi vist oli, päikse käes ilmselgelt palju rohkem. Linn ise ilmselt ei ole üllatus, on väga üsnagi kaasaegne. Ehk siis siin ei ole seda nii-öelda antiika ja Spartast aga midagi järgi. Akropol on, aga seda me vaatame pärast. Siin on üks Leonidase kuju, mis on ilmselgelt eelmises sajandis jooksul tehtud koopia. Ajaloolisi asju siin on vähe. Aga lihtsalt see kontseptsioon, et sa oled Spartas, see on lahe. Ja see ümbruskond tegelikult ka, need mäed, mis siin kõik on, annab väga hea ülevaate aimluse sellest, kuidas siin kunagi elati ja kuidas nagu teatud rahvad kujunesid, miks nad said teha seda, mis nad said teha. Ehk siis nii mägine keskkond, et täitsa võimatu tundub olevat seda kohta vallutada. Sul ei olegi vaja üldse kindlustusi, rääkima sellest, et sul on sõdalaste kultuur ka veel. Jõudsime Sparta söögi kohta ja õigele spartalasele kohaselt ikka korralik lihahunnik. Ehk siis seal ja Gyros. Mida aeg edasi seda halvemini oskan seda sõna hääldada. Ma alustasin nagu peaaegu õigesti ja nüüd ma liigun allakäigu spiraalil. Aga toidud lähevad aina suuremaks. Jälle, vahepeal oli väike paus. Väga head söögid olid, suured portsjonid, kõhud on täis. Annab tunda, et me oleme nüüd natukene kaugemal turismipiirkondadest, et natukene võtab, ma ei tea, siis rohkem aega, aga ütleme, inimesed on rohkem Kreeka pärasemad. Elu on chill, elu on mõnus, aga see on hea. Me peamegi sellist elu ka nägema. Minu selja taga on Leonidas, õigemini tema kuju, tehtud 20. sajandil, 1968 aastal, nii et ei ole just väga antiikne, aga sellegipoolest lahe skulptuur. Kui see kant sattuda, siis tasub ikka läbi võtta ja siit edasi siin on staadion. Staadioni taga on vana Sparta Akropol. Käime sealt ka läbi. Tore koht, kus läbi hüpata, võib-olla nagu eraldi lõpp-punktina ei võtaks ette, aga kui näiteks Monevaasiasse minna või Kalamatasse või kuskil niimoodi, siis minu meelest igati tore koht, kus korra peatuda, võtta süüa, teha mõned pildid ja osta mõned meened Spartast. Telefoni järgi on praegu väljas 36 kraadi, auto ütles, et on üldse 40 kraadi. Päris rets on igatahes, annab ikka tunda. Aga meie oleme jõudnud nüüd iidse Sparta Akropoli. Siin esimesed müürid paistavad juba. Ega neid müüre siin väga palju järgi ei olegi. Ega spartalased olid niisugused kõvad sõjamehed, et ei uskunud aga müüridesse. Uskusid oma ülimuslikku võitlusvõimesse, mis pikka aega isegi kandis neid, aga nagu näha, siis meil on tähe vaadata selle võrra. Siin on üsna vähe müüre asju, mida näha ja tegelikult veel vähem sellest on spartalast ajast. Ehk siis siin on näha näiteks Bütsantsi ja Rooma impeeriumi aegseid arheoloogilisi objekte, ehk siis hooneid. Aga väga palju vaadata ei ole. Aga huvitav on ikkagi näha, tunda osana ennast Sparta kultuurist. Siit Akropoli otsast on ikka vägevad vaated ümbruskonnale. Hästi palju oliivipuid on siin ka, et natuke varjus olla. Ja esteetik on ka muidugi päris hea tänu sellele. Aga vaata ümber ringi, eriti siin selja taga need mäed. Nagu näha, siis ega väga midagi aru saada ei ole, mis siin on. Siit võib aru saada, et oli teater. Siin minu selja taga oli vähemalt infotahvli järgi basiilika ja me oleme siin praegu Akropoli idakülje peal. Mäed on vist võib-olla kõige vägevamad asjad, mida siin vaadata, aga lahe on ikka, sest kui välja jätta nüüd Ateena Akropol, siis ega ma ei olegi siin varemetesse kuskile sattunud, sest iga pool tahetakse 20 eurot saada selle eest. Ma ei raatsi maksta, aga Sparta Akropol on täiesti tasuta. Et kui sa siia tuled juba, siis järelikult sul olema mingi huvi. Ja isegi kreeklased ütlevad, et hea küll, selle eest me sult raha ei võta. Kõige muu eest võtame, aga selle eest mitte. Vägevad vaated.
Jõudsime Monemvaasiasse või kohe jõuame vähemalt vanemasse osasse. Siin tuleb jätta auto natukene kaugemale ja siis kõndida jala või võtta mingi 2.50 suund maksev buss. Aga kuna see jalutuskäik on mingi kilomeeter umbes, natukene juba rohkem, siis see tundus mõistlikum. Praegu on hea mõnus kuldne valgus ka ja siin tee ääres saab veel paaris kohas ujumas käia, igati vahva. Aga helistaks, kui saaks kohe vanaline piirile autoga. Õhtu küll, aga Kreeka kuumuses käimine ikka annab tunda nagu näost näha. Seljakott ka muidugi jäite kaasa, see ei ole kõige kergem, kui kogu fototehnika on siin. Kaasa arvatud asjad, mida ma tõesti kasuta. Aga vähemalt hea trenni eest. Juba esmapilgul on Monemvaasia väga äge. Väikesed, vaiksed, mägised tänavad, vähene rahvahulk ja suurepärased vaated. Väikese tõus Monemvaasias. Siin Monemvaasias on korralikult labürindid all linnas, aga väga kaunis on. Mõnusad puud on siia kasvama pandud ja rahvast väga palju ei liigu. Mõned hommikujooksjad, mõned inimesed, kes on tööle tulevad päeva jooksul ja mina. Alanud on minu välja mõeldud sünnipäev. Ehk siis kuna mul õige sünnipäev on Eestis ja tööpäev ka veel, siis ma otsustasin, et ma tähistan seda pigem Kreekas. Vaade Monemvaasia kaljule, hommikusöögiks saiakesed, üks on juustuga, teine on spinati ja feta juustuga. Elu on ilus. Nagu näost näha, siis üritame liikuda nüüd ülemisse linna. Kivid on libedad ja Google Maps vahepeal juhatas meid täiesti vales suunas. Või okei, ta näitas ühte teed, aga see oli see kõige rondim, kõige katkisem tee üldse, kus ta väga normaalselt üles ei saanud. Nüüd peab vist olema õige tee peal. Ehk siis loomoraal, ära usalda Google Mapsi, ära usalda silte ka. Ma ei tea, mida sa usaldama pead. Lihtsalt mine sinna, kus on mägi. Treenipoiss küll, aga korralikult ikka võidab higistama. See ei ole füüsiliselt raske, aga see kuumus ikkagi on see, mis tapab. Lihastel pole häda midagi. Aga kuule, tipp paistab juba. Päris hea seis. Pärast saab alla ka sama võinud. Kõva töö, aga nüüd sai Monemvaasia kõige kõrgem punkt enam-vähem vallutatud. Siin natukene edasi veel minna, aga see on ka päris hea juba. Siin kiriku juures on ka väga lahedad vaated teisele poole
ehk Monevassia külast eemale. Väga kutsuv sinine vesi on siin ja lahe sükene mõnus jalutusrada. Vist saab teha tervele saarele ringi peale, et peaks minema sinna linnani välja ikkagi. Ma eeldan, et linnas kuidagi saab sisse ka. Et päris palju väikseid grupikas ikka võtab seda ette. Aga me oleme väga kõrgel, nii et ma liiga serva lähedale ei taha minna, siin saab kindla surma, kui alla kukud. Aga see vesi on ikka ülikutsuv. Enne siia tulekut ma ei kujutanud ette, et Monevassia just see kaljupealne linn on olnud niivõrd suur. Mulle tundub, et see on vähemalt sama suur, kui on see kalju kõrval all olev. Terve see osa siin kõik on täis kunagi olnud maju. Ja mingid kindlustusi ja kõiki asju. Et ma ei tea, kui mõtleme kas või näiteks Eesti peale, Eestis, kus on mingid linnused asjad. Meie linnused on üliväiksed, kui me võrdleme, siis põhimõtteliselt meie linnused on nagu see väike jupp seal taga kauguses. Aga siin on kõik terve linn ümberringi veel. Aga nendele, kes plaanivad üles tulla, mõned soovitused. Esiteks vesi kaasa. Meil õnneks natuke ikka on, aga tasub pigem rohkem võtta kui vähem. Eriti kui tulla siia natukene soojama ilmaga. Praegu siin vabalt võib olla mingi 30 kraadi üle selle. Ei maksa tulla mingite lätude, sandaalide või niisugust asjadega. No minul ei ole võib-olla ideaalne näide, mul on mingisugused tenniselaadsed asjad, aga kõik, milles on mingi mustriga, tallamustriga, kuna siin kivid on ikkagi väga libedad, et see on väga mõistlik. Tõsi, jalgadel hakkab väga palav, aga vähemalt ei kuku ega libise loodetavasti. Alla minek on isegi keerulisem kui üles tulek. Kõik tuleb ära proovida, kaasa arvatud kodus söömine. Ehk siis seekord me tellisime, võtsime kaasa toidu 3.50, 1 euros, nii et 7 eurot 2 peale kokku, väiksed joogid poest ka. See vist on meie kõige odavam söögikord üldse, alla 10 euro kindlalt. Ja söögikoha nimi, üli naljakas, Suvlaki Luuk. Praegu liigume siin Monevassia kalju põhjapoolses osas. Väikse tõusuks ma siin drooni lendusin, aga ainult üks aku mul on. Nii et need kaadrid, mis ma sain. Tore jalutuskäik ikka siin see matkarada, mis siin on natukene nõuab vaatamist, kuhu sa astud. Aga ega see tavarajal on suht sama. Ehk siis siin tasub kanda pigem selliseid mustriga jalanõusid ja nautida jalutamist. Siis on Monevassia väga äge koht. Mulle tundub, et see päris suguse off-road rada on asi, mida tahaks läbi teha. Praegu ei jõua enam ja kindlasti siin üles tuleb ka minna. Ja kui on droon, siis ma ei tea, kas veendu enne või looda, et kõik akud, mis sul on, ikkagi selle kuumusega ja ajahambale ikkagi vastu peavad. Minul enam ei ole pidanud, aga vähemalt üks aku oli, nii et kõik on hästi. Kui tulla siia päris matkarajale, siis alguses võib-olla ehmatab see ära, et siin on hästi off-road. Et tegelikult see ei ole täies pikkuses nii, et algul see natuke raskem osa läbi käia, siis edasi on juba natuke siledam, mõnusam, saab nautida ka. Jätsime Monevassia nüüd selja taha ja liigume tagasi Nafplio poole. Seekord on hoopis teine teekond. Lähme mööda natuke mägisemaid teid, käime mõnedes mägikülades, vaatame ühte kloostrit ja loodetavasti näeme tee peal veel midagi põnevat, mida me ei ole osanud ette arvestada. Aga teed on siin suht tühjad õnneks, saab natuke nautida. Ilm on endiselt ilus ja paaki võib-olla peaks täitma, aga muidu on kõik väga hästi. Jõudsime Kiraki kindluse juurde, mis on seal üleval, aga sisse me ei saa. Google Mapsi järgi ja tegelikult ka siin selle info järgi peaks olema praegu avatud. Aga nagu näha, siis tavalukk on ees. Ei ole mingid pühasid, ei ole, no täna on laupäev, aga siin on ikkagi öeldud iga päev avatud.
8:30-st 15:30. Praegu kell on 12. Ehk siis siia üles tulles tasub arvestada sellega, et täitsa sinna tippu ei pruugi saada, aga sinnapoole on üliägedad vaated. Juba sellepärast tegelikult tasub siia sõita. Siin taga on näha vägevad vägesid, külakesed, kõik ja hästi natukene näeb seda kindlust ka. Aga ma usun, et see kindlus ei olegi midagi nii olulist. Need vaated, need on kõige olulisemad. Aga kui juhtub, et õnnestub siia sisse saada, siis 5 eurot on sissepääs. Võib-olla varsti on juba 10 või 20 eurot nagu igal pool mujal. Jõudsime just ära käia seal üleval ja kedagi ei olnud ja nüüd alla sõites tuli üks auto meile vastu ja see ütles, et ja nüüd on lahti, ehk siis ma ei tea, kas tüüp käis lõunapausil või mis ta tegi, aga igatahes me saaks minna sisse, kui me tahaksime, aga ma arvan, et me vist ei hakka. Nägime juba ära, 10 eurot on käes, seda saame kulutada söögi peale, aga need vaated jätkuvalt on suurepärased siin. Juba nende pärast tasub tulla. Ja kui juhtub, et see tüüp on olemas, siis tasub ka juba sinna minna. Tere Kosmas, siin maa. Jõudsime Kosmase külasse, mis on siis teel Manavasiast Nahvliosse. Väga ägedad mägiteed on siin. Vahepeal suutsime ära eksida tänu Google Mapsi abile Kerakis. Läksime mingitesse väga kahtlastesse kõrvaltänavatesse, kus meie auto ikka väga napilt mahtus läbi. Ja ma olekski kuskil jäänud sinna tõenäoliselt, aga meid suunati, et minge sinna. Võib-olla ei ole upgrade'id alati kõige paremad, võib-olla väiksemad autod on paremad. Aga me saime kõik ilusti läbi. Igatahes, Kosmas, äge väike küla. Tundub, et see on natuke turistikas, sest siin on palju söögikohti ja siin on palju inimesi ka näha juba. Saime nüüd toidu kätte. Ma filmin seda protseduuri, mida me iga kord läbime. Kõht on tühi, aga peab ootama ja ootama ja ootama. Ja ootama. Nüüd on veel telefoniga pildid. Või ei ole või? Või need seti? Nüüd on lähivõtted. Jõudsime nüüd sööma ka. Võtsime ikka mõnusalt, sest hinnad on head. Mina võtsin lambaliha, Liina võttis veiseliha, tzatzikit, salatit natuke võtsime. Väga head hinnad, meil oli kummalgi 10 eurot vist oli see, et on norm. Salat oli 5, tzatziki 4, leib 50 senti näkku. Kokku 30. Liha on nii mõnus ja pehme, et siin pole tegelikult noaga mitte midagi peale hakata. See tuleb ise siit juba ära niimoodi kahvliga võttes. Väga hea. Nii et kui Kosmosesse tulla, siis ikka Admirali juurde. Elonasi klooster on kindlasti üks koht, mida peab Peloponnese poolsaarel olles külastama. Need vaated siin on ülivägevad ja see, kuidas on see klooster ise kalju sisse ehitatud, puuritud, üles ehitatud, kuidas iganes see siin tehtud on. Väga äge. Sissepääs ei maksa midagi. Ilmselt on viisakas üht-teist nagu osta, aga muidu ka mõnus vaikne koht, kuhu saab autoga tulla, aga väga võimas. Ma arvan, et see võib olla üks mu lemmikuid kohti praegu ka. Puhtalt selle tõttu, et lihtsalt nagu nii lahe on näha, kuidas kalju sisse on tehtud mingid hooned, mingid rajatised kohtadesse, kuhu inimesed ei peaks väga sattuma ja jõudma. Otsustatakse, et ei, mitte ainult ei tule siia, vaid me reaalselt ehitame siia mingeid suuri asju. See on äge. Ma ei ole usklik inimene, aga
kui olles jõudnud siia, siis ikka paneb küll ütlema, oh issand, jumal küll, kui ilus, kui kaunis. Ma tean, et Kreeklastel on väga palju kohti, mille hulgast valida, kõik on väga kaunis, aga siin on tõesti nagu väga täppi läinud neil selle asukoha valikuga. Eraldatud, ilmselt omal ajal oli see ka üks põhjus, aga jah, need vaated siin need on ikka ülivõimsad. Ma olin juba jõudnud tagasi parklasse, kui üks vanem härrasmees, ilmselt munk, mungaliided igatahes sees, ütles midagi, ma ei saanud aru mida, aga siis siin kõrval oli, et tõlgiks ära, et härrasmehel on üks portfell ja ta oleks vaja see viia siia kloostrisse. Ise vana mees juba ei jaksa väga. Ma just käisin küll siin, aga ma sain väikse eskortteenuse pakkuda neid, ehk siis tassisin portfelli just siia kloostrisse. Sellega on siis ka minu pilet, ma usun, lunastatud ja lihtsalt üks hea tegu tehtud ka. Ja tänu sellele sain natukene rohkem nautida seda imelist vaadet. Nii et win-win-win, kõik võitsid. Iga 5 minuti tagant on paus. Hallo, kosmos, siin maa. Kosmosesse sama nalja tehtud, nüüd me oleme päriselt ka kosmoses. Siin Nafbio lähedal on selline pagarikoda, mis on rohkem nagu ööklubi, mis minu arust võiks igal pool olla. Ööklubide asemel on pagarikojad ja minu arust see on ka 24/7 lahti. Jõudsime nüüd iidsesse Korintosesse. Siin on ka nagu mujalgi jäänud järgi ainult varemed, aga positiivne see, et varemed on päris palju, need on hästi säilinud ja nende vaatamine ei maksa mitte midagi, mis Kreekas on üsna haruldane. Ja lisaks sellele, et need varemed ise on väga heas seisukorras ja näevad väga head välja, siis on vaade siit. Ma arvasin, et see kloostri vaade oli kõige parem, aga mulle tundub, et hoopis siin ikkagi viimase päeva viimasel hetkel tulevad need kõige magusamad vaated ära. Tõsi, siin ei ole mägesid, aga lihtsalt see kaugus ja see maastik ise, pluss sinna merd ka veel, kõik on väga kaunis. Aeg surub peale, nii et tuli teha seni just kõige kiirem söögikord, kiire pitstop, paarkümmend minutit ja tulime jälle samasse kohta. Nimi on väga keeruline, panen selle viinu siia, aga kihutame nüüd edasi autot ära andma ja siis ruttu metrooga lennujaama.
Läheb tihedaks, aga saame hakkama. Meil läheb nüüd päris napiks metroo peale, aga 17.55 peab meil see pagasi äraandmine 17.25 umbes peaksime jõudma lennujaama. No õnneks lennujaam ei ole liiga suur, nii et võib-olla ikka jõuame, loodetavasti. Metroo seisma ei jää. Kui metroo seisma ei jää ja meie ära ei eksi. Vaatame, äkki jääme Kreekasse hoopis. The next station